Tere päevast! Me alustame Postimehe sõjastuudio saadet. Täna öösel ründas Iisrael Iraani sõjaväe objekte ja tuumarajatisi. Me oleme stuudios koos Leo Kunnasega. Tere, Leo! Tere! Aga me läheme alguses kohe oma juttudega Tel Avivi, sest pärast seda rünnakut hakkas kehtima ka Iisraelis endas eriolukord. Seal on suletud õhuruum ja seal on kohal ka meie hea kolleeg Mikk Salu. Tere, Mikk! Tere, tere! No, sina olid tegelikult tol hetkel, kui eriolukord tekkis Tel Avivis ja valmis lendama tagasi koju. Et millal oli Iisraelis aru saada seda, et olukord läheb ärevaks? See, et olukord läheb ärevaks või läheb üha ärevamaks, oli juba mitu päeva selge. See, mis täna öösel juhtus, tõesti, mina olin lennujaamas. Järsku tulid signaalid, turvainimesed tulid, et juhatasid kõiki reisijaid akendest eemale, et minge poodide juurde, tollel hetkel ei olnud selge, mis toimub. Inimesed, sealhulgas ka mina, avasime siis uudistekanalid ja nägime, et Iisrael on teinud avalduse, et nad 2 minutit tagasi ründasid Iraani sõjalisi objekte. Ehk siis need sireenid, mis hommikul olid, et need ei olnud tegelikult mitte selle kohta, et keegi oleks Iisraeli rünnanud, et muidu on need sireenid see tavapärased. Nad tahtsid nagu natuke ennetavalt oma inimestele öelda, et vaadake, et nüüd on selline. Mida meedia praegu sellest räägib või mis seal kohalike uudiste kesksel on, et kuidas Iisrael seda praegu seal koha peal oma inimestele põhjendab? No, Iisrael tegelikult ei pea seda eriti oma inimestele põhjendama, et siin on see teema olnud ikkagi 20-30 aastat üleval, et Iraan tahab Iisraeli hävitada, Iraan tahab valmistada tuumapommi, et siin neil ei ole vaja kohalikele seda kuidagi selgitada või õigustada, see ei tule selles kuidagi fundamentaalselt üllatusena. Üllatusena tuleb alati ainult see hetk, eks ole, millal asi juhtub. Kui palju oli enne seda sama ootust õhus, et see kõik võib täna öösel juhtuda? Ma ütlen, et kui siinset meediat jälgides oli näha, et need pinged olid viimastel päevadel üha enam kerisid ja siin oli näha tuntud inimesi ütlemas stiilis, et see rünnak on kohe tulemas. Need ei ole ametlikud, eks ole, avaldused, et kui siin, ma ei tea, mingi endine Iisraeli suursaadik lihtsalt eile oli näiteks kohalikus televisioonis ja rääkis sellest, et siis tal ei olnud mingisugust siseinfot selle kohta, aga kogenud poliitikavaatajana ilmselt nagu tajus seda õhustikku. Mida koha peal räägitakse selle kohta, et mis nüüd edasi saab, et kauaks selline eriolukord jääb kestma ja kui palju ja kui tugevalt kardetakse seda Iraani vastu ründamist? No, ma täpsustan, et siin ei saa ju öelda, et siin otseselt mingit eriolukord on. Et eriolukord on nendele, kes tahavad lennata Iisraeli või mitte lennata, sest Iisrael sulges oma õhuruumi. Nad ei ole teada, eks ole, millal nad selle uuesti avavad, mis tähendab, et siia ei ole saada võimalik ega ka lahkuda mitte. Et ülejäänud Iisraeli elanike jaoks tähendab näiteks seda, et täna ei ole koole, et lapsed õpivad kodus. Tänavad on tühjemad, on kohe näha. Pigem Tel Aviv, mis on selline tohutult paksult rahvast täis, näeb seekord välja nagu Tallinn. Selline mõõdukalt liiklust ja mõõdukalt inimesi. Kogu aeg, eks ole, tulevad erinevad uudised erinevate nurkadel. Iisraeli pearabi siin mingi pool tundi tagasi tegi avalduse, et homme ei pea minema sünagoogidesse palvetama. Lihtsalt ohutuse mõttes. Et sellised hunnikute kaupa pisikesi sellised olmelisi asju ja uudised järjest tuleb. Mida teha, et Iraan saatis siin mõned tunnid tagasi 100 drooni Iisraeli vastu. Nüüd tuli just teada, et 90 droonidest Iisraeli õhuruumi ei jõudnud. Inimesed jälgivad uudiseid ja ma vaatan praegu aknast välja, et osad päevitavad siin rannas ja käivad ujumas ja surfavad ja selles mõttes nagu läheb paljude jaoks ka elu üsna tavapäraselt edasi.
Aitäh, Mikk, meie ootame sind ikkagi tagasi ja loodame, et sa ruttu lennukile saad. Nii et veel kord suur tänu. Jaa. Leo, kui me nüüd võtame kokku selle, mis hommikul juhtus, et sõjanduseksperdina, kui tugevaks sa seda Iisraeli rünnakut hindad ja mida rünnati ja kui palju rünnati? Ega mul ei ole ka selle kohta rohkem infot, kui avalikest allikatest saada on, et seda rünnakut oli oodata. Tegelikult oodata põhimõtteliselt oli rünnakut juba umbes aasta aega, ehk siis vastusena Iraani suurele rünnakule eelmisel aastal, mis paraku küll Iraanile mingit edu ei toonud, kus siis Iraan ikkagi kasutas sadu droone ja rakette Iisraeli vastu, aga need ei suutnud Iisraeli õhukaitsest läbi tungida. Ehk siis sellel rünnakul ei olnud mõju, aga on selge, et kui igasugused läbirääkimised nüüd Iraani tuumavõimekuse ja võimaliku tuumarelva üle on selgelt jooksnud ummikusse, siis mis on Iisraeli probleem, et Iisraeli probleem on see, et Iisrael on väga väike. Me näeme siin, vaatame siin Iisraelit, ta on 21 000 ruutkilomeetrit ehk siis pool Eestit. Ja kuna Iraan ja tema liitlased ehk siis Iraan ei ole siin selle sõjatandril üksi, Iraanil on mitmeid liitlasi ehk siis erinevad terroriorganisatsioonid, kaasa arvatud ka seesama Hamas ja Hezbollah ja kõigil neil on ühine eesmärk Iisraeli hävitamine. Loomulikult nendele terroriorganisatsioonidele see käib üle jõu, aga juhul, kui Iisrael looks tuumarelva, siis hinnanguliselt arvatakse, et Iisrael oleks võimeline, Iraan oleks võimeline üsna kiires ajavahemikus sel juhul looma 10–15 tuumalaengut, mis oleks selgelt, kui selline löök tabaks Iisraeli, siis see oleks Iisraelile lihtsalt eksistentsiaalselt ohtlik. Eks see on ilmselgelt, mis Iisraeli luurehinnang praegu on ja seetõttu on ka nad selle ennetava löögi andnud eelkõige siis Iraani tuumarajatiste pihta, millest kõige tuntum on Natanz, kus siis uraani rikastatakse, kaasa arvatud nende teadlaste pihta, et nende teadlaste pihta on ka varem antud mitmeid lööke, kaasa arvatud nende tapmisi. Loomulikult sõjaväejuhtkond samuti ja õhukaitset on Iisrael ka varem mitmel korral Iraani õhukaitset rünnanud ja üsna palju seda maha surunud. Nii et praegu on näha, et see rünnak oli edukas. Kui edukas täpselt, seda on mul raske öelda, aga kas või juba need faktid, et Iraani sõjaväe juhtkonnast on mitmeid olulisi inimesi, näiteks nende revolutsioonilise kaardiväe ülem, neil on armee ja revolutsiooniline kaardiväe 2 paralleelstruktuuri, samuti ka siis nende armee või relvajõudude staabi ülem on saanud surma, kindlasti teisi kindraleid, vanemohvitsere veel, et sellel kahtlemata on oma selge mõju. Mis võiks olla Iraani vastus, kui nüüd lähme tagasi selle sama eelmise aasta rünnaku või nende tulelöökide seeria juurde, siis sellel erilist edu ei olnud. Kas nüüd vahepeal Iraan on suutnud oma võimekust otsustavalt tõsta? Ma julgen selles küll kahelda, et Iisraeli õhukaitsesüsteem on üpris võimekas ja suures plaanis, ma arvan, on võimeline ka need järgnevad Iraani vastulöögid siiski tõrjuma. No sellest tänasest Iraani vastulöögist on ju teada, et vähemalt uudistes kirjutatakse sellest ja nagu ka Mikk juhtis tähelepanu, et ükski droon isegi ei jõudnud Iisraeli kohale, et need võeti enne maha. Ometi me teame sellest eelmisest korrast, et siis ikkagi osa droone jõudsid vaatamata väga võimekale Iisraeli õhukaitsele, jõudsid ka Tel Avivi kohal. Nüüd meil ise oma kolleeg oli tol hetkel Tel Avivis ja kui tulid droonitükid sinna samasse lennujaama kõrvale. Et kas praegu selle tänase vasturünnaku puhul või ütleme lähihetkede, kas Iisrael või Iraan suudab midagi enamat veel kui see esimene 100 drooni? No kindlasti suudab Iraan enamat ja teeb ka enamat.
iseasi, palju sellel edu on, kui droone parvedes kasutada ja massiliselt, nii nagu me näeme ka Venemaa-Ukraina sõjas, siis paratamatult ükski õhukaitsesüsteem ei ole absoluutne. Keegi ei suuda kõike tõrjuda, üht-teist tuleb läbi ja igal juhul, kui ka õhukaitse laseb lähidistantsiselt droone alla, siis nende rusud tekitavad ikka purustusi ja kaotusi, et seda kahtlemata juhtub ka nüüd Iisraelis, aga seda nüüd, et need droonilöögid või raketilöögid mõlemad kombinatsioonis suudaks mingit otsustavat edu anda Iraanile, seda võimalust ma ei näe. Küsin kohe teistpidi, et kas Iraanil ei olnud siiski võimet, ütleme niimoodi, et need Iisraeli rünnakulained käisid ju mitu korda, seal oli mitu rünnakulainet, et kas Iraanil ei ole tegelikult võimekust sellele nagu vastata sellisel moel, et nende rajatised ei saa kahjustada? Me näeme, et see pole Iraanil õnnestunud. Kindlasti Iraan on ka algusest peale ja seda enam selle konflikti käigus peitnud oma rajatisi sügavale maa alla ja hajutanud. Et ma ei eelda ka seda, et kõike oleks Iisraelil võimalik hävitada. Aga ma oletan, et Iisrael jätkab uusi tulelööke. Mõlemad pooled püüavad neid anda ja annavadki, aga Iisraeli tulelöögid saavad kahtlemata olema edukad, sest varasemalt on neil siiski õnnestunud Iraani õhukaitset tugevalt kahjustada. No kõige rohkem, mida inimesed küsivad praegu selle sama vahejuhtumi kohta, et kui suur on siin igasugune tuumakatastroofi oht? Hetkel, kui Iraanil teadaolevalt tuumarelva veel pole, ma ei näe seda ohtu suurena, aga selge see, et Iraan nüüd kiirendab kõiki oma ettevalmistusi selleks, et tuumarelv saada. Ja globaalselt, mida me siin ju näeme? Me näeme seda, et totalitaarsete riikide de facto allianss, mida Hiina juhib ja mida Venemaa nüüd on oma liitlastena sõjas Ukraina vastu koondanud, et neil on igaühel oma eesmärgid, aga selge on see, et nad teevad koostööd ja see, mis praegu siin toimub, mõjutab globaalselt jõudude tasakaalu, mitte nii, aga globaalseid sündmusi, ehk siis see on nagu domino, et kui kivid kuskil kõiguvad või hakkavad kukkuma, siis see võib mõjutada sündmusi mujal, ehk siis me ei tea seda, kuidas need sündmused mõjutavad Hiina tegevust. Selge, et Hiina valmistub Taiwani ründama. Põhja-Korea ehitab oma relvajõude Venemaa abiga tugevamaks, kasutades neid sõjakogemusi, mida Põhja-Korea on Ukrainas omandanud. Et seda allianssi ei tasu alahinnata. Meie seisukohast Venemaa jääb nagunii väga tugevaks, olenemata sellest, kuidas neil sõjaks läheb. Baltikum sellisena on mõnevõrra samas olukorras nagu Iisrael, et väikesed riigid, kellel on suuremad vaenulikud vaenlased, siis nemad peavad alati olema valvel, aga kui meie kui demokraatlik riik ja osa sellest demokraatlike riikide alliansist, ka meie tegelikult peaks seda vaatama kõike ühe tervikuna, et me ei saa siit nagu eraldada selles mõttes seda, mis toimub Iisraelis või Palestiinas, sellest, mis toimub Venemaa-Ukraina sõjas, mis toimub vastasseisus Hiina ja Taiwani vahel. Need on kõik tegelikult ühe terviku osad, kuigi loomulikult igal selle alliansi liikmel ehk siis totalitaarsete riikide alliansi liikmel on oma eesmärgid. Näiteks Venemaa eesmärk on impeeriumi taastamine. See on ju seesama üks ja selge juurpõhjus, mida Putin otsib, millest see sõda siis nagu tuleneb. Kui Venemaa ei sooviks impeeriumi taastada, siis loomulikult ei oleks ka mingeid muid juurpõhjuseid ja meie loomulikult seal impeeriumis olla ei soovi. Et see vastasseis täpselt nii, nagu oli külma sõja ajal totalitaarsete ja demokraatlike riikide vahel, see on nüüd uues vormis jätkumas. Mõned riigid
on muutunud ja mõned on teised. Aga see olemuslik vastasseis on ju täpselt samasugune ja nii nagu eelmise külma sõja ajal see vahepeal eskaleerus mõnel pool kuumadeks sõdadeks, nii jätkub see ka nüüd. Kui suureks või kui kuumaks see konflikt võib edasi minna ja kas meil on põhjust arvata, et sinna sekkuvad veel ka teised, et see ei ole pelgalt Iraani ja Iisraeli vaheline asi. USA on küll näiteks öelnud, et tal ei ole selle tänaöise löögiga mingit pistmist, aga ei ole vist põhjust arvata, et USA ei teadnud, et see tuleb. Kas me võiksime arvata, et USA ühel hetkel tuleb Iisraelile appi? Seni kuni USA otseselt Iisraeli poolel sõtta ei astu, ei ole massilist eskaleerumist karta. Juhul, kui midagi sellist leiaks aset, siis loomulikult see muudaks sündmuste kulgu. Aga hetkel ei ole selle kohta mingit indikatsioone, et see võiks toimuda. Väga palju sõltub sellest, mis nüüd Iraan teeb, et tema rünnakute ulatusest ja ka edukusest ja tema edasistest sammudest nüüd oma tuumarelva loomisel, et need on need võtmetegurid. Loomulikult Ameerika Ühendriigid ei ole ka huvitatud absoluutselt sellest, et Iraan endale tuumarelva saaks. Et ükski demokraatlik riik ei saa sellest olla huvitatud. Kas on põhjust karta, et lähiajal tuleb Iraani poolt Iisraeli vastu veel midagi, et need 100 drooni, millest me rääkisime, ei jää ja mis ei jõudnud üldse Iisraelisse kohale, et need ei jää nagu ainsaks vastulöögiks? Ma arvan, kindlasti ei jää, et Iraan annab uusi lööke. Küsimus ongi selles, et kui edukad need võiksid olla. Minu hinnangul need väga edukad olla ei saa, aga miks? Lihtsalt Iraanil, kui me teeme järeldusi sellest eelmise aasta tagusest tulelöökide seeriast, siis see ju mingit otsustavat edu ei andnud, et see tõrjuti, et Iisrael ikkagi on võimeline tõrjuma, Iisraeli jõukaitse on võimeline tõrjuma ka väga massiivse löökide seeria, kui see tuleb. Aga loomulikult sõdades me ei tea kunagi, mida kellegil varuks võib olla, milliseid strateegilisi üllatusi. Kindlasti Iraan motiveerib oma käsilasi, oma liitlasi, siis islamiäärmuslike terroriorganisatsioone omakorda tegutsema ja pinged sellisena loomulikult kasvavad. Kui palju on põhjust loota, et Iisrael selle rünnakuga, me ei tea ju, kui kaua see veel kestab ja kuidas see lõpeb, aga et selle Iraani vastase rünnakuga, mis on tõesti suunatud sõjaväeobjektide ja tuumaobjektide vastu, et ta selle operatsiooni käigus suudab piisavalt hävitada kõik need alged luua seda tuumarelva, nii et tükk aega on rahu majas? Mul on väga raske seda hinnata, et mis oli selle konkreetse tulelöögi tulemus nüüd Iraani tuumarajatiste vastu, et kui palju neid rivist välja löödi ja kui palju see suudab tuumaprogrammi takistada, et see vajab ikkagi palju kvalifitseeritumat hinnangut, et mul seda luureinfot siin kusagilt võtta ei ole, aga ma arvan ka, et ka selle operatsiooni läbiviimine ei ole kerge, sest see ei ole mingi üllatus Iraanile. Iraan on püüdnud vähemalt valmistuda hoolikalt ka selleks olukorraks, et nii juhtub ja pigem see võib Iraani motiveerida suurematele jõupingutustele siis tuumarelva saavutamiseks. Leo Kunnas, aitäh tulemast Postimehe saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmised saated on eetris uuel nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.